Ukraina president Volodõmõr Zelenski ähvardab Valgevenet otse. Lukašenkol on vaid nädal aega, et lõpetada Venemaa abistamine sõjas. Vastasel juhul teevad seda Ukraina relvajõud. Valgevene propagandistide seas on oodata tõelist paanikat. Sul on nädal aega, et kaineks saada. Nädal. Sa ei suuda enam sõnugi välja öelda. Täitsa hulluks oled läinud, et julged ähvardada Aleksandr Lukašenkot. Tema veel ähvardab. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ei jõudnud veel Euroopast tagasi tullagi, kui ta juba jõudis skandaalselt rünnata neid samu Euroopa liidreid. Solvas Itaalia peaministrit Giorgia Melonit ja nõudis Euroopalt, et nad annaksid Ameerikale kurikuulsad $350 miljardit, mille Joe Biden väidetavalt Ukrainale sõja jaoks kinkis. Võtke meie sõjavägi, lihtsalt makske meile. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump jõudis juba rünnata Euroopa liidreid. Samal ajal ilmusid uued üksikasjad selle kohta, kuidas Euroopa liidrid koos Volodõmõr Zelenskiga pidasid ukrainlaste selja taga verelastega salajasi läbirääkimisi. Ja nüüd ütleb Euroopa Ülemkogu president, et see on normaalne, väites, et venelastega tuleb pidada dialoogi isegi siis, kui ukrainlased sellest ei tea. Meil on nüüd ka uus vana vahendaja sõja lõpetamise läbirääkimistel. See on Brasiilia president. President Donald Trump, mina olen Aleksei Betši, arutame nüüd kõiki neid teemasid koos. Nii, maailma meedia ei jõudnud veel kirjutada sellest, kuidas eurooplastel õnnestus Donald Trumpi ümber veenda Ukraina ja Euroopa suhtes. Kui Donald Trump ise naastes Ameerika Ühendriikidesse, ründas taas eurooplasi kriitika ja solvangutega. Täna tühistas Itaalia välisminister Antonio Tajani 21. ja 22. juunile planeeritud ametliku visiidi Ameerika Ühendriikidesse. Diplomaatilises keeles on see üsna valju protest. Ja see juhtus pärast seda, kui USA president Donald Trump ütles intervjuus Itaalia telekanalile La LA7, et peaminister Giorgia Meloni olevat teda G7 tippkohtumisel Prantsusmaa Avian Le Penes ühispilti anunud. Ja lisas, et ta ei taha enam, et Meloni oleks tema austaja ja sõber. Peatume siin korraks, ma selgitan, mis juhtus. Intervjuus LA7-le, mis avaldati juba 19. juunil, väitis Donald Trump, et Giorgia Meloni jooksis G7 tippkohtumisel Avianes tema järel ja anus temaga ühispilti. Ja ta nõustus ainult kaastundest Itaalia peaministri vastu. Edasi toon tema tsitaadi. Ma oleksin võinud seda mitte teha, aga mul hakkas temast kahju. Tõenäoliselt oli ta õnnelik. Ma olen õnnelik, et ma lihtsalt temaga rääkisin. Meloni vastas kohe oma sotsiaalmeedia X-kontol, nimetades Trumpi sõnu täielikuks väljamõeldiseks. Edasi tema tsitaat. Ausalt öeldes olen ma šokeeritud. Ma ei saa aru, miks USA president nii oma liitlastega käitub ja see pole esimene kord. Kurb on see, et Trump ei näita sama otsustavust lääne vaenlaste suhtes ja käitub nende juhtidega palju leplikumalt, kuid ta peab ühte asja meeles pidama. Ei, mina ega Itaalia kunagi kedagi. Trump ei rahunenud maha ja ärgates täna hommikul postitas kohe uue sõnumi sotsiaalvõrgustikus Truth Social. Ta kordas, et Meloni palus temaga korduvalt koos pilti teha ja lisas, et ta kaotab kiiresti oma populaarsust Itaalias. Väidetavalt aitab foto Trumpiga tal oma reitingut tõsta. Ilma selleta pole ta justkui keegi. Aga milles siis solvang seisneb? Selline on Donald Trumpi suhtumine ja miks ta Meloni peale nii ägedalt reageerib. Toon edasi ka tema tsitaadi, millest saab kõik selgeks. Tema populaarsus Itaalias langeb võib-olla sellepärast, et ta lükkas tagasi Ameerika Ühendriigid. Riigi, mis tõesti armastab ja kaitseb Itaaliat, kui me ei lasknud Iraanil saada tuumarelva. Ta ei lubanud meil isegi kasutada Itaalia lennuvälju ja stardiradu. See tekitas meile tohutuid logistilisi probleeme. Ja nüüd pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid saavutasid sõjalise võidu Iraani üle, tahab ta jälle sõbrustada, et parandada oma reitinguid. Ei aitäh. Aga see, nagu öeldakse, oli alles algus. Ja siin ei imesta enam eriti keegi, sest Donald Trump näeb välja nagu selline torisev vanamees, kes vabandust, aga solvab juba peaaegu kõiki. Ja Ameerika meediateate on nüüd hakanud isegi pidama selliseid edetabeleid ja veerge, kus nad otse välja arvutavad, kui palju neid on. Maailmas on veel alles juhte, keda Trump pole veel kordagi solvanud. Ja see nimekiri on juba viidud miinimumini.
ja te olete üllatunud või? Tõenäoliselt mitte. aga selles nimekirjas, keda Trump pole veel solvanud, on peamiselt sõjakurjategijad, diktaatorid nagu Xi Jinping, Vladimir Putin, Aleksandr Lukašenka, Ali Khamenei ja nii edasi. Neid ta ei solva. Aga liitlaste peale karjub ta lihtsalt nagu torisev vanaisa ja kasutab üsna roppu väljendit. Aga jällegi, need olid alles õied. Eile näitas Trump kõigile oma uut presidendi peamist lennukit. See on seesama lennuk, mille talle eelmisel aastal kinkis Katar. Ja just selle lennuki taustal, mida ta nimetas kaasaskantavaks valgeks majaks, teatas ta, et Euroopa riigid peavad nüüd kompenseerima Washingtonile $350 miljardit, mis tema sõnul kulutati sõjaliseks abiks Ukrainale. Eelmise administratsiooni Joe Bideni ajal. Juba miljon korda on tõestatud, et mingid 350 miljonit ega miljardit ei olnud, aga jätame selle hetke kõrval. Ja nüüd, esinedes Andrewsi sõjaväebaasis, teatas Trump, et kohtumisel Euroopa liidritega Prantsusmaal tuletas ta neile meelde Ameerika relvaabi ulatust Ukrainale. Tsitaat. Me andsime teile, ütlesin ma neile. Mõelge järele, $350 miljardit lennukeid, igasuguseid relvi ja muud. Ja palju anti Bideni ajal Ukrainale. Ja nad pidid selle eest maksma, mis tähendab, et eurooplased pidid selle eest maksma, aga see ei olnud nende jaoks variant. Keegi ei palunud neil maksta. Kõik, mida tuleb teha, on öelda, võtke meie sõjaline abi, lihtsalt makske meie eest. Lihtsalt makske meie eest. Keegi ei palunud. Ma küsin, miks te maksisite? Keegi ei palunud meil seda teha, härra. Ma olin eelmisel nädalavahetusel koos Euroopa liidritega. Ma ütlesin, me andsime teile $350 miljardit. Tuletage seda meelde. Järgneb veel igasuguseid relvi ja muid asju. Ja nad küsisid, miks? Ma küsisin, miks te ei teinud seda? Ja tema vastas, et keegi pole kunagi meilt küsinud. Ja tema sõnul pakkus Joe Bideni administratsioon lihtsalt abi ega nõudnud isegi Euroopa liitlastelt maksmist. Kuigi tema arvates oleksid nad pidanud selle kõige eest maksma. Veel üks tsitaat Trumpilt. Kõik, mida oleks pidanud tegema, oli eurooplastele öelda lihtsalt makske meile. Aga kui ma küsisin eurooplastelt, miks nad ei maksnud, vastati mulle. Keegi pole meilt seda palunud, härra. Tuletan ka meelde, et 2025 aasta veebruaris kritiseeris Trump juba Ameerika abi puudulikku aruandlust Ukrainas, hinnates USA panust enam kui $300 miljardi suuruseks. Hiljem kasvas see summa 350 nii. Ja juba siis, enam kui aasta tagasi lükkas Ukraina president Volodõmõr Zelenski need numbrid täielikult ümber, täpsustades, et kogu summa on hoopis teine. Rõhutan, et kogu abi kogusumma tol hetkel Ukrainale oli umbes $320 miljardit, millest ligikaudu 120 miljardit finantseeriti Ukraina sees. Ja umbes 200 miljardit jagasid omavahel USA ja Euroopa liitlased. Samal ajal tõi Zelenski välja $67 miljardit USA sõjalist abi ja 31,5 miljardit otsest rahalist toetust. See tähendab kokku umbes 100 miljardit, aga kindlasti mitte 350. Ja juba aasta aega ei saa Ukraina USA-lt sentigi abi. Kogu relvastuse ostavad eurooplased USA-lt ja annavad selle Ukrainale edasi. Samal ajal on Ukraina ja Euroopa kõik tarneahelad nii ümber korraldanud, et nad enam ei poe enam Donald Trumpile. Tuletan meelde, et eelmises saates rääkisin juba sellest, kuidas Macron sisuliselt avalikult ütles, et jah, Donald Trump Anchorage'is Alaskal 25. augustil 2025 aastal. Tõesti üritas lihtsalt anda Vladimir Putinile Ukraina üle, anda talle Donbassi, anda Krimmi ja nii edasi. Siin paljud küsisid, kuidas Trump üldse kavatses ilma Ukraina nõusolekuta anda Putinile Donbassi. Kuidas ta üldse kavatses sundida Ukrainat need alad ära andma? Paljusid üllatas see hetk, aga ma natuke selgitan. Praegu on olukord, mis areneb Lähis-Idas väga sarnane. Sest Trump, rõhutan, Trump, Ameerika president, lisas oma tehingusse Iraaniga näiteks kohustused. Kohustused selle kohta, et Iisrael lõpetab sõja Liibanonis. Netanyahu ütleb, mis meil sinu tehinguga pistmist on, me ei pea seda üldse järgima. Aga Trump trampib jalaga, närvitseb, ärritub ja ütleb, miks Iisrael jälle ründab Hezbollahad Liibanonis. Ma ju ütlesin, et Iisrael enam ei ründa.
Veelgi enam, lepingus, mille Trump Iraaniga allkirjastas, on kirjas, et Iisrael peab kõik oma väed Liibanoni territooriumilt välja viima. Kas Trump küsis Netanyahu või iisraellaste käest, kas seda võib lepingusse lisada? Ei, ta ei küsinud. Just nii jultunult ajabki Trump oma diplomaatilist poliitikat. Aga pöördume tagasi Euroopa juurde. Asi on selles, et Kaitseministeeriumi esindajad teatasid, et Suurbritannia arendab odavat kaugmaa relvastust, mida saab kasutada Ukrainas, sõltumata Ameerika Ühendriikidest nii komponentide kui ka andmete osas. See on väga oluline. Märgitakse, et lähikuudel peavad Suurbritannias ja Ukrainas toimuma 3 suurima ettevõtte 3 ballistilise süsteemi katsetused. Need on MBDA, MGI Engineering ja Rotron Aerospace. Ja edukate katsetuste korral plaanitakse need juba selle aasta jooksul rindele saata. Lühidalt öeldes on mõte luua odav Storm Shadow raketi analoog masstootmiseks. Ja nüüd kirjutab Bloomberg, et Ühendkuningriigi valitsuse peamine nõue on see, et uued raketid töötaksid sõltumatult USA-st. Ja erinevalt Storm Shadowst ei sisalda need Ameerika osi ega vaja Ameerika andmeid. Ja siin märgin ära, et Londonis, nagu ka teistes Euroopa pealinnades, ollakse väga mures sellepärast, et Trump lahkub Euroopast. Seetõttu otsustasid nad nii-öelda võimalikult iseseisvaks muutuda. Samal ajal ähvardab Ukraina president Volodõmõr Zelenski avalikult Valgevenet. Ja annab Lukašenkale nädala, et takistada rünnakuid Valgevene vastu. Aga enne kui selle saatega jätkame, tahan paluda teil kanalit tellida, kirjutada oma kommentaar ja kindlasti sellele saatele like panna. Ja ma räägin teile, et Patreonis ja samuti Telegramis on mul tekkinud kinnine kogukond nimega Pitsi Insight. Kutsun teid sinna väikese tasu eest, kus me saame koos teiega arutada absoluutselt kõiki teemasid. Ma vastan teie küsimustele. Siil toimuvad täiesti kinnised striimid ainult tasulistele tellijatele. Ja seal saame koos teiega arutada näiteks ideid tulevasteks saadeteks siin YouTube'is. Seal saate mulle esitada isiklikke küsimusi, millele ma kindlasti isiklikult vastan. Kui soovite lihtsalt ühekordselt toetada, siis kõik lingid, kogu info, nii kinnise kogukonna kui ka annetuste platvormide kohta on selle video kirjelduses. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Ja palun jälgige mind ka sotsiaalmeedias, lingid leiate samuti selle video kirjeldusest. Seal ilmub näiteks ka materjale, mis ei pruugi alati siia YouTube'i jõuda. Aga jätkame. Kõigepealt näitan teile ühe Valgevene propagandisti videot. Azarenka on selline Valgevene Solovjov, aga lahjem versioon. Lihtsalt vaadake, kuidas ta endast välja läheb. Sul on nädal aega kaineks saada. Nädal. Sa ei suuda enam sõnugi välja öelda. Täitsa hulluks oled läinud. Hakkasid Aleksandr Lukašenkole ähvardusi esitama. Ušitanud värdjas. Aleksandr Lukašenka lendas NATO pommidel. Sel ajal, kui sul polnud veel isegi nokut, et klaveril mängida. Aleksandr Lukašenka ehitas üles armee, kaitseväe ja raketiväed, kui sina tantsisid Solovjovi jaoks esimesel kanalil. Koos Galkiniga. Ja siis jõid end täis. Jõid end nii täis, et olid täiesti arust ära ja oksendasid. Ai, milline värdjas. Ja see oli pärast seda, kui Aleksandr Lukašenka jälle käe ulatas. Ütles tuleb lõpetada slaavlaste tapmine. Sa ei ole sloveenlane, slaavlane pole inimene. Lihtsalt närakas, täi. Üldiselt, mis juhtus? Volodõmõr Zelenski teatas, et niinimetatud Valgevene presidendil Aleksandr Lukašenkal on vaid nädal aega, et eemaldada droonide retranslaatorid, mis aitavad Vene Föderatsiooni droonirünnakuid Ukraina linnade pihta suunata. Vastasel juhul teeb seda Kiiev ise. Pole vaja liigseid sõnu. Tal on täna tema mastidel olemas retranslaatorid. Vene retranslaatorid, Valgevene omad. Mis vahet seal on? Tema territooriumil 2 oblasti ulatuses Ukraina piirialadel asub tehnika, mis korrigeerib tuld Ukraina elanikkonna pihta. Just elanikkonna pihta. Seal meil praegu ei ole tugevat rindejoont, kus on Ukraina ja Valgevene. Seal tapetakse tsiviilisikuid, seal on retranslaatorid vastavatel mastidel. Kas tema saab need maha võtta?
Milleks need sõnad, et ta ei taha sõda? Las ta võtab selle tehnika maha, las ta lülitab selle tehnika välja. Ma arvan, et tal on nädalast küllalt, et midagi ära teha. Miks ma ütlen nädal? Sest praegu iga päev. Sellepärast meie tsiviilisikud hukkuvad. Lapsed saavad vigastada. Kui tema seda ei tee, teeme meie. Ja samamoodi, nagu tema naftat töötleb naftatööstus, me teeme kõik, et venelastel ei oleks võimalust müüa naftat ja anda vastavalt diislite naftat oma armeele, sest kõik see kulutatakse meie vastu. Ta on täna peamine tarnija või üks peamisi tarnijaid Vene armeele. Just Lukašenka, just Valgevene. Kas seda saab peatada? Olen kindel, et see on tema võimuses ja just tema kontrollib seda. See oli vastus Lukašenka vastustele, kui ta vabandas oma sõnade pärast Zelenski kohta. Ja Ukraina presidendi sõnul on Valgevene üks peamisi naftatarnijaid Vene armeele. Ja edasi veel üks tsitaat. Kas seda saab peatada? Olen kindel, et see on tema võimuses. Tuletan ka meelde, et varem andis Valgevene diktaator Lukašenka intervjuu telekanalile Al-Arabi, kus ta vabandas Volodõmõr Zelenski ees karmide sõnade pärast. Ja kinnitas, et Minsk ei astu sõtta. Ja üldiselt kõlas see intervjuu nagu mingi meeleheide, et ärge arvake, me ei lähe mingil juhul sõtta, muidu ei jää Valgevenest midagi järele ja nii edasi ja nii edasi. Aga siin on väga kaval Lukašenka enda plaan, mida ma natuke hiljem selgitan. Lukašenka sõnul, kui Valgevene peaks sõtta astuma, pikeneb Venemaa jaoks rinne 1,5 kilomeetri võrra. Ja, tsiteerin, meie koos venelastega lihtsalt ei suuda selle lõigu kaitset tagada. Lukašenka tunnistas ka, et Valgevene on sõjaliselt väga haavatav ja Ukraina sõjaväelastele nagu peo peal. Nii et soovi korral, tsiteerin, soovi korral saavad Ukraina relvajõud riigi peamised elutähtsad objektid oma löögi alla võtta. No mõeldakse siin ehitisi. See tähendab, et need satuvad nende löögi alla, kuid siin peetakse silmas Valgevenet. Lukašenka viitas ka sellele, et nii Valgevene rahvas kui ka sõjavägi ei toeta ühtegi sõda ega taha neist osa võtta. Tuletan ka meelde, et Lukašenka ütles pärast Euraasia majandusnõukogu istungit Astanas 29. mail Ukraina presidendi kohta teravalt, ma ei tea, mis teda ajendas, aga ta ütles siis järgmist. Võib-olla juhtus seal midagi. Kusagil tõmbas suitsu ja hakkas neid avaldusi tegema. Ta rääkis Zelenskist. Ja nüüd ütles Lukašenka eelmisel päeval intervjuus Al-Arabiaga, tsiteerin, kui Vladimir Aleksandrovitš solvus, siis ma vabandan tema ees nende sõnade pärast. Ja siin tahan ma märkida, et Lukašenka ei näe mitte ainult rünnakuid Moskva vastu, vaid mõistab ka, millega see tema jaoks võib lõppeda. Kui Ukraina tõesti hakkab Valgevenet ründama, mõtleb Lukašenka ka Euroopa sõjajärgsele arhitektuurile ja üritab taas laveerida. Lukašenka suutis nii kaua Valgevenes võimul püsida, sest kui vaadata sõjaeelset perioodi, laveeris ta pidevalt. Kord sõbrustab ta eurooplastega, siis Moskvaga, siis jälle eurooplastega, siis jälle Moskvaga, siis Hiinaga ja nii edasi. Ja nüüd üritab Lukašenka taas natuke Euroopas maad kuulata. Tunnistagem tal veab, sest Donald Trump pöörab talle tähelepanu. Ta saab sellest aru. Intervjuus tunnistas Lukašenka, et loodab Washingtoni abile suhete normaliseerimisel Euroopa Liiduga. Ja need pole lihtsalt sõnad. USA välisministeerium saatis Kiievisse, Varssavisse ja Vilniusesse kirjad ettepanekuga tagada Valgevene gaaliväetise transiit. See tähendab, et USA üritab tõepoolest Valgevenet isolatsioonist välja aidata. Aga Ukraina mäletab väga hästi, et just Valgevene territooriumilt lendasid raketid ja sisenesid Vene väed 2022 aastal. Ja Lukašenka lihtsalt ei suuda, nagu öeldakse, kuivalt pääseda. Samal ajal lahvatab Euroopa Liidus skandaal seoses sidemetega venelastega. Nagu selgus, lõi Euroopa Ülemkogu president Antonio Costa salaja dialoogi Kremliga, et pidada läbirääkimisi Venemaa sõja lõpetamiseks Ukraina vastu. Vastates täna küsimusele, miks ta üritas avada diplomaatilist kanalit Venemaaga ilma kõiki Euroopa Liidu riike eelnevalt teavitamata, ütles Costa, et neil oli hea ja kasulik arutelu kõigi arusaamatuste selgitamiseks. Seda peab ta silmas dialoogiga Moskvaga. Järgneb tsitaat.
Tahan rõhutada, et Euroopa Liit on Ukraina poolel, me oleme Ukrainaga sõja ajal ja me oleme Ukrainaga ka pärast sõda. Costa tunnistas samuti, et seni puuduvad usaldusväärsed märgid Venemaa valmisolekus tõsisteks läbirääkimisteks. Ta ütleb, jah, rääkis moskoviitidega. Moskoviidid ei ole läbirääkimisteks valmis. Sellest hoolimata selgitas ta, et töötab oma büroo kaudu diplomaatilise kanali loomise nimel, et EL saaks iseseisvalt mõista Venemaa sõnumeid ja edastada otse Moskvasse oma seisukohti. Aga selline Costa käitumine ei meeldinud näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa juhtidele, kes kujundavad oma läbirääkimispositsiooni moskoviitidega. Selle peale ütles Antonio Costa, et erinevad diplomaatilised platvormid ei tohiks omavahel konkureerida ega üksteisele vastu töötada. Edasi veel üks tema tsitaat. Muidugi peavad ka soovijate koalitsioon ja selle juhid mängima oma rolli julgeolekugarantiide küsimustes. Samal ajal peavad Euroopa Liidu huve kaitsma EL institutsioonid vastavalt liidu lepingutele. Aga ma märgin, et EL-is on juba mitu kuud arutatud, kas üldse tasub kontakti luua kiilaspäise diktaatori Vladimir Putiniga, millised need kontaktid võiksid olla ja kes peaks üldse sellist dialoogi pidama. Nii näiteks suhtusid Brüsseli tippkohtumise ajal Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa kantsler Friedrich Merz skeptiliselt Antonio Costa algatusse luua kontakte Kremliga. Otse kogu EL-i nimel. Euroopa Ülemkogu juht tegutses kõigi 27 EL-i valitsuse nimel, kuid osa teisi Euroopa liidreid toetasid just teda. Tema seisukohta. See tähendab, et Euroopa on praegu üldse 2 leeriks jagatud. Ühed toetavad Macroni ja Merzi ideed, et Moskvale tuleb maksimaalselt survet avaldada ja sundida neid pesemata venelasi läbirääkimiste laua taha istuma. A teine osa ütleb, et Antonio Costa peab juba moskoviitidega suurepäraselt läbirääkimisi, seega võib-olla polegi vaja survet avaldada. Samal ajal teatas Poola peaminister Donald Tusk, et Poola ei nõustu kunagi olukorraga, kus julgeoleku ja suhete küsimusi Venemaaga otsustavad suurriigid ilma Poola osaluseta. Teisisõnu ta ütleb, et kui ilma Poolata tehakse mingi otsus, siis meie seda ei tunnusta. Ja siin jumal hoidku, et eurooplased nüüd omavahel tülli ei läheks selle üle, kuidas venelastega rääkida või mitte rääkida. Varem ilmus teave selle kohta, et Ukraina ja USA peavad igapäevaseid läbirääkimisi ning ameeriklased on juba taas loonud mitteametlikud kontaktid Moskvaga. Nii et on juba ilmne, et läbirääkimised Moskvaga siiski toimuvad. Ja lõpetuseks toon veel ühe huvitava uudise. Vladimir Zelenski nõustus Brasiilia presidendi Luis Inácio Lula da Silva algatusega aidata kaasa Venemaa sõja rahumeelse lahendamise edendamisele Ukraina vastu. Liiderid kohtusid G7 tippkohtumise raames Evianis ja arutasid diplomaatia taaskäivitamist. Seal tegi Lula ettepaneku võtta ühendust ÜRO Julgeolekunõukogu alaliste liikmetega. ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed. Ta ütles, et võib kõigiga neist rääkida. Zelenski kutsus USA president Donald Trumpi üles vahendamist taastama ja korraldama kohtumise Vladimir Putiniga, mille Kreml praegu välistab. Aga Lula da Silva märkis, et varem Kiiev ei tundnud tema algatuste vastu huvi, kuid nüüd on nõustunud. Ja ta on juba rääkinud kõigi ÜRO Julgeolekunõukogu 5 alalise liikme juhtidega, sealhulgas Venemaa ja Hiina. Ja ta kavatseb pidada uusi kontakte. Tuletan meelde, et varem pakkus Lula da Silva koos hiinlastega juba välja rahualgatuse 23. ja 24. aastal. Aga see ei viinud kuhugi. Praegu on idee selles, et Lula da Silva suhtleb tõepoolest nii Lääne, Moskva kui ka Pekingiga. Ja seetõttu võib ÜRO Julgeolekunõukogu raames tõepoolest kõiki osapooli kokku viia, et proovida korraldada mingisuguseid läbirääkimisi. Nii et praegu, nagu näeme, on täiesti erinevad diplomaatilised rindel aktiveerunud selleks, et tõepoolest talveks proovida pidada venelastega mingisuguseid enam-vähem konstruktiivseid läbirääkimisi. Siin ma panen punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, siis te juba teate, mida teha. Kõik lingid ja andmed selleks on olemas. Kuidas annetada, on kirjas selle video kirjelduses. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head, nägemist!